Tervist! Tänään on mul siin üks toidupakend. Need on väga head asjad keele õppimiseks. Igal pool on mingit juttu. Näistä syistä haluamme kutsua uunipahdettua mysliämme supermysliksi. Siinä on põhjused, miksi me tahamme kutsuta seda meie myslit supermysliksi. Võit lugeda soome keeles. Siinä on vadelma, manteli, raparperi, vadelma. Herkullisia myös pakastettuina. Maitsevat ka külmutatud kujul. Ne ovat kuin karamelleja. Need on nagu karamellit. Niisugune ilus juttu on siin. Ja pakendites on ka tihtipeale kaasaegne keel. Siin on alati toodud välja see, et kuidas müüa toodet. Ja kuidas ta on müügimehe jutt, aga samas on ta ka adekvaatne jutt, et oleks teada kliendil, mis siin sees on. Ei lisättyä sokeria. Eestikeelne tõlge on siin. Või kui on 66% täys jyvää, runsaasti kuidua, siin on näha, kuidas selle peaks tõlkima. Kuidas ta on eesti keeles. Jube lahe õppematerjal. Ja hästi kihvt oli. Ma ise mäletan lapsepõlves õppida keelt pakenditest. Ja ka praegu siiamaani minul on huvi pakendite vastu, aga võib-olla see on see, et mul on kõrgendatud huvi keelte vastu. Head õppimist. Ja tänane sõna on muidugi uunipahdettu supermysli. Aga kui te kuulate mind, kuulakke, kuidas ma ikkagi hääldan. Uunipahdettu. Suomenkielisen, et H-tähet tuleb selgelt välja hääldada. Nagu ka see D on, mis asi ta on? Heliline. Nii et siin on väga raske sõna tegelikult. Uunipahdettu. Pahdettu. Pahdettu, pahdettu, pahdettu. Supermysli. See P on nagu eesti keeles soome kõva P, tugev. P on siis see, mis on hääldus on niimoodi. Super mysli. On nii? On küll.